siin KFTV ja meiega on liitunud Väino Põllumäe, kes on ettevõtja ja visionäär, Tartu Saalmüük Baptisti koguduse juhatuse liige ja kodugrupi juht. Tere! Tervist! Milliseid ettevõtluses omandatud võtteid saab kasutada näiteks kodugrupi juhtimisel või koguduse juhtimisel? Ma arvan, et neid on mitmeid, mis elu jooksul on kogunenud ja ettevõtluses ka olnud, et kindlasti majanduslikud mõtted tuleks tuua kogudusse sisse, sest koguduses mulle tundub, et see majanduslik pool on natukene tahaplaanile jäänud ja seal ma saan olla nagu abiks. Lisaks veel ma arvan, et niisugune suhtlemise pool, mis on minu võib-olla niisugune tugevam külg, seda, et ärakuulamist ja mõistmist, empaatiavõimet, kõike seda ma püüan ka koguduses propageerida, eeskujuks olla. Kuidas teie arvates mõjutab töötajate või meeskonnaliikmete vaheline suhete kvaliteet nende töövõimet? Ma arvan, et see mõjutab ka väga oluliselt. See on üks olulisemaid asju, et inimesed, kes on minu firmas tööl, et nende suhted oleksid normaalsed, nende omavahelised suhted oleks normaalsed ja et nende kodused suhted oleks normaalsed. Et ma olen näinud väga palju neid olukordi, kus tekivad mingisugused probleemid, kust inimesed takerduvad, siis kaob loovus, kaob ära nii-öelda töövõime lausa võiks ütelda ja töö on täitsa pärsitud. See on väga oluline ja minu roll on minu firmas olnud just see, et neid suhteid siis ja neid probleeme lahendada, neid tülisi kuidagi lähendada, vahest isegi tõlkida eesti keelde ja siiamaani on see asi toiminud ja on saadud hakkama, aga ilma selleta ma isegi ei kujutaks ette, sest alati tundub, et kõigil on õigus, keegi ei taha nagu järgi anda, aga tuleb võtta seda kuulamise aega ja püüda inimestel ka selgitada, et tuleb kuulata teineteise mõtteid ja siis leida ühisosa. Ja tavaliselt ei tule suurtest probleemidest niisugused asjad, vaid pigem pisikestest asjadest, millest võib kasvada lumepalli efektina probleemid. Ja arenguruumi on, seda muret ei ole. Kui te saaksite öelda ühe asja kõikidele Eesti juhtidele, ükskõik millise organisatsiooni või ettevõtte või koguduse juhid nad on, siis mis see oleks? No, võiks ütelda, et see empaatiavõime ja kuulamine ja sealt tulenevalt saab siis ka juhtida paremini, et kui tajud seda õhkkonda, mis sind ümbritseb, mis probleemid on, et siis sealt saab neid asju lahendama hakata. Suur aitäh teile!